Permi lähedal Siberimaalt Eestisse tulles viis Andrei ja Natalja tee otse Tallinna Raidkivi muuseumisse. See, milles ma praegu siin läbi vaatan, on kunstitöö, mille on valmistanud Kreeka kunstnik Odysseas Tosonidis ning see oli eelmise aasta rahvusvahelise skulptuuri sümpoosioni Kiviaeg võidutöö nimega Portaal. Selleaastase sümpoosioni organisaatoriks siin Seljametsa külas Paiklusel on Tiina Ojaste, kes sellel aastal on veel ühes teises rollis. Sel aastal oled sina mitte ainult organisaatoriks, vaid paned ka ise käe külge. Jah, eelmine aasta, kui kõik skulptorid siin ju töötasid, et siis oli endal ka isu midagi teha. Mõned löögid sain eelmine aasta tehtud, aga see aasta võtsin ise ka ühe kivi käsile. Väga huvitav on ja hea on ju töötada, kui on professorid ümberringi. Mina isiklikult armusin Eestisse kohe. Imetlusväärsed inimesed, loodus, iga päev on avastus. Tallinn võttis meid vastu imeõrna vihmasajuga. Me olime võlutud keskaja kunstnike loomingust, kuidas nad tunnetasid kivi, andsid edasi ajastu hõngu. Kivi tunduks sobivat rohkem ehitusmateriaaliks, arhitektuuriga, aga siin on teda loominguliselt kasutatud. Me siin püüame ka seda meisterlikkust, täiuslikkust saavutada, aga suurte meistriteni me ei küündi. Minu töö nimi on Taevane kivi. Minu jaoks on Eesti midagi taevalikku, midagi imetlusväärset ja samas sügavat. Tahtsin siduda vett kiviga. Eestis on palju vett. Annan oma töös edasi vee ja kivi suhte. Ma tahan lisada oma töösse klaasi, et tekitada veemuljet. Töö nimeks saab allikas, läte. Selline mõte tekkis. Me kõik oleme siin sellises seisundis, millist me mitte kuskil mujal maailmas ei ole kohanud. Me olime Itaalias, Venemaal, mitte kuskil mujal ei ole me sellist õhkkonda kogenud. See on nagu ime. Vahepeal juhtub kivide vahel nii mõndagi. Midagi puruneb ja midagi kasvab kokku. Aga minu teras ei pea vastu. Jah, jälle katki. Jälle? No siis tuleb jälle minna uusi tööriistu ostma. Ja juhtub. Eelmisel aastal oli Natalja töö poliitilise varjundiga, sümboliseerides rõõmu viisavabaduse üle. Siis sel aastal on see muutunud mõtteks loodusest ja inimesest. Miks sõrm? Sest sõrmejälg pannakse biomeetrilise passi ja identifitseeritakse sind sellega piiril. See on väljendus sellest, et igaüks saab probleemitult ületada piire, aga igaüks on identifitseeritav. Kivi on maa sümboliks. Ta on ise nii ilus, et ta ei vaja mitte mingisugust töötlust, aga inimene oma geomeetriliste vormidega lõhub kivi ära, lõhub maad ja ökoloogiat. Ja kivi vastab sellega, et tungib inimese ellu. Palju abi, mida kunstnikud hindavad, mis aga peitu jääb, tuleb Tiina abikaasalt Mihklilt. Kui aga vihm hakkab kivitööd segama, tulevad abiks šamaanide valjuhäälsed ja erilises tonaalsuses võtted Siberimaalt.